Tervist, mina Illar Kohvinavalt ja ma tahaks näidata siin erinevaid kotte siin ja kuidas need kotid on tekkinud. Nii, kõigepealt on see, et maikuuses 2. mais läks Tori kauplus läks juurteehitusega seoses kinni ja kuna selle aja jooksul siis tekkis vahepeal erinevaid taarasid, siin on erinevad need jooki, mina joon ainult pudelivett, mina kajuvett ja kraanivett ei joogi, nii et on tekkinud 2 sellist kotti, aga nende kottidega ei ole mingit probleemi, sellepärast et enda tarbijate ühistust Kersti Kont ütles mulle, et lähimal ajal nüüd saab ka Tori sinna Konsumi juurde taaraautomaat, et need taarad saab kenasti viidud sinna automaati ja nendest saab iga pudelist 10 senti, nii et see on nagu siuke kasulik asi. Et sellega ei ole probleemi, et need saavad lahendatud. Nii. Aga siis on selline asi, et siin kusagil suve, alguses millal see oli, kui Tori töökoja juurest Võlli teelt viidi ära ETO ehk Eesti Taaskasutusorganisatsiooni need prügikonteinerid. Ja seoses sellega juhtus selline asi nüüd, et pakendi taarasid on siin mitmed kotitäied mul, sellepärast, et kui need Eesti Taaskasutusorganisatsiooni konteinerid olid seal Toris töökoja piirkonnas, siis alati oli nii, et võtsin koti, sidusin ratta peale ja viisin sinna, sõnaga, aga kuna neid prügikonteinereid ei ole, siis lihtsalt koguvad. Ja ma olen pöördunud juba 10 kordi Tori vallavalitsuse poole, vallavanem Lauri Luuri poole, ETO poole ja isegi keskkonna mingi ameti poole, sõnaga, et ometi teha see probleem nii-öelda ära lahendada, et siia Rätsepa külla saaks ETO poolt taaskasutusorganisatsiooni see prügikonteiner, kuhu saaks need jälle pakendijäätmeid tasuta panna, sõnaga nagu see Tori töökoja juurtegi panna. Ja samamoodi, et nagu Riisale võiks olla selline konteiner olemas, siiamaani ei ole selle kohta mingisugust vastust tulnud, sõnaga, et mingisugused idioodid on välja mõelnud sellise seadus, et üks taaskasutusorganisatsiooni konteiner mingisugune 5000 elaniku kohta, need on täitsa idioodid, mõistused inimesed, sellepärast, et ma saan aru, kui jälle 50 inimese kohta või niimoodi, sest et ühel inimesel tekib rohkem neid pakendijäätmeid, teisel vähem ja sõnaga, et igas külas peab olema üks pakendijäätme konteiner. Aga kuidas seda probleemi lahendada, et see on praegu selline küsimärk. Ja samas ma sain hiljuti ka ministrilt Kadri Simsonilt intervjuu 4 teatajale, aga selles intervjuus selle teema kohta ei olnud ka nagu midagi positiivselt öeldud, sellepärast, et ei antud sellist luba või sellist lubadust sõnaga, et Keskerakonna poolt tuleks see prügivedu või tasuta. Ja samas ma tahaks küsida, 3. märtsil 2019 on olemas Riigikogu valimised ja kus on räägitud juba ette ära, et erinevate parteide poolt küll on üks jälle raiskab miljoni, teine 1,5 miljonit, kõik valimisreklaamideks, et need kuradi molkuste, need kuradi poliitikute pildid on kõik igal pool juba linnas üleval sõnaga, et sellise saasta peale raisatakse miljoneid eurod, eks ole, aga selleks, et rahvale jälle pakkuda sellist tasuta teenust sõnaga või et jälle kuidagi rahastada seda värki, et need konteinerid saaks jälle küladesse pandud, et saaks need probleemid lahendatud, aga selle peale ei mõelda, see ei ole huvitatud. Aga peaasi, et miljonid saaks enda reklaamiks, enda upitamiseks. Et see on küll äärmiselt sigaduste ja ma ei tea, mis tipp ta veel on. Ja ma olen teinud ka sellise ettepaneku, et mõni ettevõtja võiks ju võtta veel kätte ja hakata jälle tegema sellist uut jälle prügifirmat või midagi, jälle, et hakata rahvalt tasuta jälle ära viima selliseid jälle prügivärke sõnaga, et rahvast tasuta eriti, sellepärast see on ju kõik väärtuslik jälle tooraine äri tegemiseks, sest kõigist neist tehakse ju mingisugust jälle ma ei tea, elektrit või mida iganes sõnaga, millest on räägitud, et mina ei tea neid asju täpselt,
aga see on kasulik tooraine on nende prügifirmadele, nad teenivad kasumit selle poolt ja miks nad ei võiks siis viia ära ka tasuta jälle elanikelt siis prügi, vot sellest mina aru ei saa. Et siis muidugi tahetakse, et igasuguste, ma ei tea, mingisugust prügifirmadega inimesed aga liituksid ja sõnaga. Ma põhimõtteliselt liitu, ma ei maksa mitte üks sent selle eest. Ära tuleb viia tasuta, kui on ette nähtud, et pakendjäätmed on vaja eralikelt jälle ära viia tasuta, sest kaupa ostes oleme kõik juba selle prügipäeva ette ära maksnud ja sõnaga. Siis tuleb ka tasuta seda asja teha, aga mitte nii, et inimese suruda peale mingeid tasulisi teenuseid. Nii et praegust on küll nii, et ma näitan rusikat kõvasti, et malakad nende kuradi valitsejatele ja kõikidele, nad ei saa inimeste jaoks midagi sellist asja tehtud, ainult oma opitamiseks miljonid eurod valimisreklaamideks, suured tahvlid, plakatid on kõik igal pool väljas. Need tuleks paska täis lüüa, sõnaga need plakatid. Sellist kuradi sõnikut ja sõnaga sõniku juba raisatakse raha, aga mida vaja teha on, seda tehtud ei saa. Aga loodan, et mingisugused ettevõtjad võtavad kätte ja hakkavad jälle siis loovad mingisugune uue prügifirma, sõnaga hakkavad kõikidelt inimesed tasuta nagu prügi ära viimata, et saavad selle eest siis toota midagi muud, et neil kasulikum oleks, et nii ütleme mina